õhtust! 25 aastat tagasi olid just kunstnikud ja kirjanikud need, kes raputasid süsteemi ja tõid meile uue hingamise. Fookus küsibki täna just loomeinimestelt, kui palju peaks kunst tegelema poliitikaga. Kuid enne veel saame tuttavaks meie saate külalistega. Kirjanike liidu esimees Karl-Martin Sinijärv. Mind teeb murelikuks valimatu madaldav suhtumine me oma riigisse ja selle esindajatesse õpetajast presidendini. Ei ole päris nii, et plärtsume kohe välja kõik, mis sülgsuhu toob, oleme oma mõrumeele muudkui välja ja toodame juurdegi. Juba keskpikas perspektiivis risustame oma vaimse keskkonna niiviisi ära ning oleme sunnitud edasi elama riigis ja ühiskonnas, mille toimemehhanismid meile ei meeldi. Kirjanik Jaak Urmet. Loomulikult peab kirjanik kursis olema päevapoliitikaga, kuid selle kajastamisele oma loomingus ei peaks ta aega pühendama. Eesti poliitkultuur on loomulikult klass ja nadi, aga siin ei saa kultuuriinimesed midagi teha. Eesti poliitikud on täpselt seda nägu, nagu valija seda lubab, ja kui me pole pildiga rahul, oleme järelikult oskamatud demokraatia kandjad. Vabamõtleja ja kirjanik Siim Nurklik. Kaasaegne võim toimib põhimõttel, et kõige parem viis inimesi valitseda on jättes neile valitsemise illusiooni, andes inimestele teoorias rohkem vabadusi, et praktikas neid veel tõhusamalt kontrollida. Dramaturg Tarmo Jüristo. Minu arvates ei ole midagi halba selles, kui kultuur suudab ka meelt lahutada. Häda algab alles siis, kui see ei ole midagi muud peale meelelahutuse. Kui kultuur ei tegele millegagi, mis puutub rahasse või majandusse, tähendab see meie igapäevaelu väga tähtsa dimensiooni ignoreerimist. No meie peade kohal käib nendel minutitel muusikali Savisaar proovid, kui mitte öelda peaproovid. Karl-Martin Sinijärv, mis oli esimene mõte, mis tekkis kuuldes sellest uuest aktsioonist, kui plakatid aasta lõpul välja pandi? Ma ei kuulnudki kõigepealt, ma kõigepealt nägin, hästi suur oli plakat. Mõte, mis sellega kaasas käis, võib-olla nii suur ei olnudki. Mõte oli umbes selline 3-täheline või 4-täheline, et nagu mis või kas või mida. Järgmisel juhul 8-täheline, et nüüd mida veel või mida nüüd. Aga palju pikem see mõte ei olnud, kui see kõige esimest tahtsid. Aga kui esimesed emotsioonid mööda läksid ja nüüd kuu-paar hiljem, et kuhu alla sa selle liigitaksid, kas pigem vaimse keskkonna rikastamise või risustamise alla? Kuigi me veel ei ole ju keegi näinud seda muusikali. Just see on täpselt see hea koht, kus tuleb meelde tuletada need arvutud kirjutised ja isegi üks raamat, mis õpetas kõnelema teostest, mida sa näinud, lugenud ega kohanud ei ole. Et praegu meile tuuakse lausa kandiku peal niisugune võimalus ette, et öeldakse, et kusagil käivad proovid, aga teie juba kokku ka arvustama. Kindlasti ma võin ütelda seda, et nagu mitmedki nooteatri aktsioonid on siin tegemist seda sorte kunstiteosega, mis on juba enne oma esietendumist saanud tunduvalt rohkem leheruumi kui võib-olla 4 mingisugust muud ja mitte tingimata halvemat etendust kogu oma elu ea jooksul kokku saavad. Nii et eks me näe. Sootuks teine asi on see, et sellesse, kuidas suhtuda ühe poliitiku nime laialdasse nähaolevus linnaruumis. See sõltub ilmselt sinu enda suhtumisest sellesse poliitikusse ja poliitreklaami üleüldse. Aga fakt on see, et seda nime on kõvasti rohkem näha olnud, kui muidu ehk olekski. Mis selle kõige taga on? Huviga ootan. Tahaks teada saada küll. Veebruarini on veel nädal-poolteist aega. Jaak, sina ütled, et kirjanik ei peaks poliitika kajastamisele pühendama aega. No tegelikult oli selle lause küljes veel üks selline teise lause kild, et kui see just ei ole ajatu, nagu Mark Twainil näiteks. Et kui see on ajatu ja kui see on tehtud vormis, mida võimalik nautida 100 aasta pärast, öeldes, et ajad pole üldse muutunud, siis see on ju tänuväärne materjal ja miks mitte, mis asja ega ei pea ainult lilledest kirjutama. Mina näiteks ei ole ühtegi luuletust kunagi kirjutanud lilledest. Ja see on tänuväärne materjal ja kui meil on sellised põnevad isiksused kohe võtta, nagu Savisaar, tegu on see mõttes väga tänuväärse isikuga, et ma ei kujutagi ette. Minu meelest ei olegi praegu poliitareenil temaga võrreldavat teist niisugust värvikat, karismaatilist isiksust. Nii et... No kui me juba siin Savisaare nime oleme suu võtnud paar korda, siis
mida tähendab see või kas sa oled nõus sellega, et Savisaar on ainuke, kellele miski läheb korda, kes midagi julgeb, aga tema enam ammu ei viitsi? Kuidas sa aru saad sellest? Savisaar ei viitsi, sellest ma ei saa küll kuidagi aru. Minu meelest viitsimises ei saa küll Keskerakondana, või mitte viitsimises ei saa süüdistada, et no kui lugeda Keskerakonna valimisprogrammi näiteks, siis see on kirjutatud täpselt niimoodi, et teades justkui, et koalitsiooni ei pääseta ja siis saab näidata sõrmega, et näete, aga meile antud võimalust. Ma ei ole seda lugenud. Selles mõttes ma ei oska seda ehkki vaata, sa rääkisid kunagi sina rääkisid sellest raamatust, mis õpetas rääkima raamatutest, mida ei ole lugenud. Mul tuli kohe meelde, et ma käisin sellest raamatust raadios rääkimas, olemata seda lugenud ja rääkisin väga Millisest raamatust? Kuidas rääkida raamatutest, mida sa ei ole lugenud. Ja Bajari raamatus. Just. Nii et ma ei ole ka seda programmi lugenud, millele sa viitad. Aga oskad sellest kindlasti veenvalt rääkida? Ma usun, ma üritan sellest veenvalt rääkida ja ma arvan, et ma ei saa seda hukka mõista ega ka tervitada enne, kui ma ei ole seda kursis. Et minu meelest, mis puudutab ühiskonda laiemalt, siis mul näiteks ma juba pikemalt kuu aega näiteks ootan, millal näiteks sotsid oma maksude idee lahti kirjutavad, et näha, et millega siis need ähvardavad, et kui ma valin näiteks nemad, mis maksud ma saan, aga seda kuskilt ei tule, tulevad loosungid. Ja teistest erakondadest tuleb sama loosungi värk, et loosungid põhjal ei saa küll midagi analüüsida. Ma ujusin sinu küsimusest väga kaugele muide. Jah, ma panin seda tähele, aga Tarmo Jüristo väidab ju, et kui kunst ei tegele poliitikaga, on see nii-öelda reaalsuse ignoreerimine. Just kogu majandussfäär, see on ju kõik igapäevaelu, tegelikult on see ka päevapoliitika väga paljuski. Ja ma võib-olla võtaksin siin Wimbergi sellest remargist kinni, et kui sa ütlesid, vaata, et see on õigustatud siis, kui need teemad on ajatud. Et see on tegelikult üks selline huvitav nurk selle asja juures, sest ma pean kohe ära ütlema, et ma olen ise selle Savisaare muusikali või kuidas teda täpselt nimetada, plakati peal muusikal, aga see määratlus on natukene keerulisem tegelikult. Selle projektiga olnud ise veidi seotud algusest peale ja tegelikult see lähteülesanne, kui me seda hakkasime tegema, oli see, et me lähteülesanne oli kirjutada antiiktragöödia Savisaare teemal. Ja me tahtsime seda teha nagu päris ausalt, nii nagu päriselt antiiktragöödia käib. Ja nüüd see antiiktragöödia võrdlus on siin hea sisse tuua just sellepärast, et kui me nagu vaatame täna siis klassikalise antiiktragöödiat, see oli siis Aeschylus, Sofoklest, Euripidest, et siis enamuste inimeste jaoks tunduvad need nagu ajatud asjad. Et seal räägitakse ikkagi sellisest ajatustest teemadest nagu armastus, truudus, kohustus, voorus ja kõik nii edasi, eks. Aga siin on nüüd huvitav silmas pidada seda, et sellel ajal, kui Aeschylus, Euripides ja Sofokles need asjad kirjutasid, siis võtta üks näide, mis NO teatris on ka ju lavastunud, on Ifigeneia Aulises. Et siis seal on küsimus selles, et sõjavägi peab edasi minema ja Agamemnon peab selle otsuse tegema, aga selleks, et sõjavägi saaks edasi minna, ta peab ohverdama oma tütre. Ja sellel hetkel Kreeka Ateenas vaatejatel ei olnud mingit kahtlust, kes on Agamemnon. See oli päevapoliitiline lugu. Et lihtsalt see ajaline distants lubab meil vaadata seda sellise nagu ajatu asjana. Mis sellest Savisaare muusikalist 50 aasta pärast kõlab? Tunnusmeloodia ikka kõlab. Tunnusmeloodia vast. Ja küsimus selles mõttes, see ei ole nagu omaette eesmärk ja ma tegelikult kahtlen, et kas see oli ka, see on ebaõige võrdlus või kohatu võrdlus, et võrrelda ennast Sofoklesega. Aga kui see võrdlus korra kõrvale panna, siis ma kahtlen, kas Sofokles mõtles oma asju kirjutades või Euripides Ifigeniat kirjutas või Eumenide kirjutades mõtles selle peale, et mismoodi seda vaadatakse 50 aasta pärast või kuidas seda vaadatakse 2500 aasta pärast. Ja ma olen selles mõttes nõus, et ega ma arvan ka, et ma kirjutan ka peamiselt kaasaja ühiskonnast, aga ma arvan ka, et kui sa kaasaja ühiskonna küllalt sügavale tungid, siis seal tulevad vältimatult nagu ajatud inimlikud ja ühiskondlikud poliitilised teemad välja. Aga siin ma küsingi sinu käest, et sinu 5 aastat tagasi ilmunud raamatu kohta, mille nimi oli Kas ma olen nüüd elus, kirjutas Marek Tamm sellise arvustuse, kus ta väitis, et see on selline põlvkonna tähis, kus on segamini tülpinud iroonia, siiras mure ja veel väga paljut. Ma ei tea, kas sa ise sellega päris nõus oled, aga kui sa mõtled selle Savisaare muusikali peale, selle väidetavate ajendite peale, kas jääb mulje, et seal on ka väga palju asju segamini topitud ühte purki? Võib-olla antud juhul aimugi selles mõttes, et ma ei tea, mida nad teevad, aga jah, selles mõttes see raamat oli küll väga palju erinevaid stiile, erinevaid žanreid, erinevaid perspektiive selles mõttes ja Aga kaasaegne teater?
selline päevakajaline teater. Et mis temaga on? Kas ühesõnaga ikkagi, kui me nüüd mõtleme selle Savisaare muusikali peale, siis ta ühest küljest ta kutsub, nii palju, kui sellest on praegu räägitud, kirjutatud, kutsub vaatajaid korrale, tahab panna inimesi mõtlema, samas tahab panna poliitikuid mõtlema. Seal on kunsti, seal on sellist moraali. Midagi me võime ikka ette ennustada. Kas seda ei ole liiga palju ühes kohas koos? See on alati, selles mõttes on kunsti puhul alati, kunst on alati ideoloogiline, poliitiline mingi määral, sest alati see sisaldab mingit tüüpi väärtushinnanguid ja mingit tüüpi arusaama sellest, mis on inimelust tähtis ja mis ei ole või inimsuhetest või inimrollist või ühiskonnast. Et see on mingi määral vältimatu. Aga millise tundega sa lähed vastu sellele, millise ootusega? Ma ei tea, kas sa plaanid seda vaatama minna? Ma olen enamikke neid poliitilisi asju või sotsiaalseid asju vaadanud ja selles mõttes, kuna probleem on puhul pigem see, et nende baas on selline üsna konservatiivne liberalistlik maailmavaade ja mille tihti ja mingi määral nad on ühiskonnaga tahavad, et ühiskond jääks selliseks, nagu ta on, aga inimesed võiksid natukene sõbralikumad või hoolivamad olla. Et selles mõttes, need on kaks halba ideoloogiat ühiskonnakriitiliseks kunstiks selle koha pealt, et konservatiivsus üldiselt tahab, et asjad jääksid, nagu nad on ja lähtub peamiselt hirmust, minevikust, autoriteedist ja isekusest. Ja samas, kui liberalism on selline väga protseduurne ja väga minimalistlik raamistik maailma mõtestamisel selle koha pealt, et nii kaua kui mingit tüüpi nagu basic õigused on tagatud, siis mis iganes pärast juhtub, on lihtsalt pole niivõrd sügav analüüsi küsimus, mis tähendab seda, et liberalism pole üldse nii hea või nii osav ega kasulik selles, et uurida teist tüüpi mõjusid, poliitilisi, kultuurilisi, sotsiaalseid jõudusid ja keskkondlikke tegureid. Aga kui üritada niimoodi hästi lihtsalt ikkagi küsida ja vastata, mida see muusikal, mis sinu jaoks on? Mis ta pigem on? Kas ta on mingi aktsioon, üleskutse, meelelahutus või lihtsalt tore teatritrükk? Jälle, eks vaatame, aga seni on pigem on osav mingit tüüpi teemade tõstatamisel märksa rohkem kui selle kohta midagi, et tal on palju vähemalt selle teema kohta öelda või midagi kasulikku välja pakkuda selle koha pealt, et kui me meenutame nafta, sellest ei mäleta keegi eriti midagi, Kepist mäletame neid mingeid härdaid ärkamisaegseid laulu, mille peale vanaprouad tõusid püsti ja aplodeerisid ühtsest Eestist, peamiselt seda mähari, saadame kõik persekõnet, Rise and Fall of Estoniast, seda Lauristini 40 aasta taguset ilusat nostalgilist kõnet, aga kõik on mingi määral jälle minevikku vaatavad või mingit tüüpi stereotüüpe kinnitavad. Ma tahaks seda mõtet täiendada, et minu meelest NO teatri lavastused on, ma ei ole kõiki neid näinud, ma olen näinud ainult need, mis on telekast näidatud millalgi. Näiteks Ühtne Eesti Suurkogu ja siis see teine. Minu meelest nad on natukene venivad, natukene pikad ja natuke intelligentsed, ühesõnaga mõtlev inimene saab aru, et jah, nii ongi. See on võimsalt pandud praegu lätaki vastu vahtimist kõigile neile närakal. Laks. Kus ütles, kuidas pani, suurepärane, vaat nüüd homme on maailm teine. Aga homme ei ole maailm teine. Ja need NO teatri etendused ei muuda homme maailma teiseks. Et see on rohkem selline... See on ilus, aga see on dekoratiivne kunstitamine ja ma isegi ei oska ette kujutada, kas tänapäeva Eesti ühiskonnas üldse kunst suudaks maailma homseks teiseks muuta. Ma arvan, et ei. Me joome nende lootuste ja ootuste juurde ka tegelikult varsti, aga ma küsin Karl Martin siia vahele, kuidas moodi see muusikal valimiseelse ajaga võiks suhestuda? Meil on ühed Savisaare plakatid ja meil on teised Savisaare plakatid ja sekka veel teiste inimeste kolmandate plakateid. Kuidas see seda võiks mõjutada? On nii kui on ja ma arvan, et inimesed on küllaltki hästi ära õppinud kunsti nii ühtedest kui teistest valimisplakatitest mööda vaadata. Ja vähemasti nii palju on valimisplakatite tegemise kunst küll, kui mitte maailma, siis inimest muuta suutnud. Et valimisplakatist mööda vaatamine on praktiliselt sama hästi käpas nagu keskmisel Eesti ettekandjal kliendil esibast käest mööda vaatamine. Natukene eristuvad sellest üldisest kampaaniamassist, mida erakonnad teevad? Kas või värvilahenduse poolest. Jah, eristuvad küll, aga mida siin nende juures nii pikalt rääkida? Tegelikult on ju ideaalis ikkagi oluline see, mis ühe või teise reklaami taga on, kui seal midagi on. Ma väga loodan, et antud juhul on ja on ka midagi põnevat. Jah,
maailma muutmise koha pealt ongi just täpselt see, et kui kunst selleks samaseks homseks päevaks suudab natukene inimesi muuta, neid, kes tema sees on saanud veidikene aega veeta, siis tegelikult ongi juba hea, sest sealt võib edasi minna vaikne ahelreaktsioon, mis mingil hetkel muudab maailma. Aga see on jälle kõik see liblika tiivalöögi udu. No, praegu me arutame siin nii-öelda sellist ikkagi... Just. Ikkagi selliste, eks ole, kirjanike seltskonnas ja sellises mõttemaailmas, aga kui mõelda, kuidasmoodi võib suhtuda sellesse, ma ei taha öelda tavaline inimene, see ei kõla hästi, aga inimene, kes ei käi nii tihti teatris, kes ei loe nii palju kirjandust, lihtsalt üks sümbol on tekkinud siia vahele juurde. Kuidas sellest aru saada, kuidas te suhtute sellesse, et see õhutab Savisaart valima või tekitab lihtsalt mingisugust tohutut segadust? Ma arvan, et soodumus käituda ühte või teistpidi on inimeses sees juba eelnevalt olemas. Ta näeb seda, siin on väga mitmed reaktsioonid on võimalikud. A, ta mõtleb, Savisaar, B, ta mõtleb, miks seda kord niimoodi, C, ta ei taha sellest Savisaarest üldse enam midagi kuulda ja see plakat ei pane teda ei rohkem ega vähem tahtma. Need soovid või vihkamised, see armastus või see tunne on inimeses juba sees olemas. Ma arvan, et see tegelikult selle etenduse kampaania ei pane küll inimest ühte ega teistpidi hääletama. Samas selge on ka see, et reklaame näeb alati kordades suurem hulk inimesi kui etendust. Nii et need, kes lähevad sinna kohale, kes vaatavad seda etendust kontserdisaalis, mitte hiljem televiisorist, kindlasti saavad miskit tüüpi sootuks teise elamuse. Siin Jaak mainis teda kontsentri või telekast etenduste vaatamist. Ega ausalt öeldes ma mõtlen, kui vähe on näiteks kontserte, mida ma viitsiksin täispikkuses videosalvestuse pealt uuesti vaadata. Samas koha peal olles võib see täitsa äge kogemus olla olnud. No see on selge. Nii et minge vaadake asja ennast. Ma arvan, et mingi määra on ka väga oluline, eriti kui sa teed, üritad teha originaalset edasiviivat kunsti või nagu sisukat ühiskonnakriitikat, mingil määral reaktsioonid ei olegi nii tähtsad selles mõttes, et see mingil määral on tähtsam see kunstiteos ise või mingil määral sinu arusaam tõest. Ja see on ka mänge sisse, sa peadki ennast mingil määral harjutama sellega, et sa eraldad ennast teiste inimeste reaktsioonidest. Sest vältimatult, kui sa teed midagi originaalset ja omapärast, siis vältimatult keskmisele või massile, keskmisele lugejale või keskmisele isegi kirjanikule see tõenäoliselt ei lähe peale, sest sa lihtsalt rikud mingi määral nende reeglid selle kunsti arengu nimel. Samamoodi, kui sa teed nagu väga sügavat ja uut tüüpi ühiskonnakriitikat, siis vältimatult see enamikel inimestel meedias ongi selle asja mõte, et mingi määral challenge'ida neid, tekitada neile ebamugavusi ja anda neile uusi perspektiive, mida nad äkki siiamaani, mis on maha surutud või mis on kõrvale tõrjutud. Kui palju me ootame neid uusi perspektiive selles mõttes, et Eero Epner ise ütles, et ei ole just kuigi keeruline panna 500 inimest korraga nutma või naerma, siis just kui kaob ära see mõte, mida sa just ütlesid, et see peaks igaühele midagi erinevat pakkuma. Mõte on see, kas see kunstiteos on hea nagu mõtlema panev, arendav, sügav või mitte. See on see küsimus, mitte mitu inimest pärast aplodeerivad või laigivad või kommenteerivad. See on vähem tähtis. Pikem, kui sellisel kunstil on üldse kasutegur või kui üldse mingisugusel enda maailmavaate väljendamisel mingi kasutegur, ütleme näiteks, kui sa kirjutad mingi essee. Vahel ma tunnistan üles, ma loen näiteks Postimehes, loen kommentaare, artiklite juures kommentaare, seal on 100 erakordselt lolli kommentaari näiteks või 200 või 500. Ja need kõik on, minu silmis on nad kõik imbetsillide kirjutatud. Ja ma kirjutan sinna vahel ühe kommentaari juurde, et need imbetsillid näeksid, et on olemas ka teisi, et on olemas veel üks keegi, kes midagi arvab teistmoodi. Ja tegelikult selle enese väljendamisega on ka niimoodi, et pidevalt tuleb nagu näidata, et mina arvan nii. Mina ei arva nii, nagu sina arvad. Mina arvan nii. Seda pidevalt teha. Aga mis see neile annab, see annab seda näiteks, et mul on nagu selline seisukoht, et pidevalt tuleb näidata seda, mida mina arvan. Siis see teine vastaspool, ta ei lähe nii ülbeks, vaata. Sest muidu tal tekiks karistamatuse tunne, et vaadates kommentaariume saab sellest ikkagi õhku juurde. Aga vaata, kui sa ikka urgitsed iga päev, ütleme näiteks, võtame ajakirjanduse, kui ikka seal uuriv ajakirjandus urgitseb iga päev seal nende korruptsioonide kallal ja parteilisuusega äritsemise kallal, vaat ega siis nagu nii ülbelt päris nagu, nii jõhkralt päris nagu ei tee, eks ole, kas jätad tegemata
solvamata või üritad kuidagi, eks ole, peenemalt teha, eks ole, mitte nii jõhkralt. Ühesõnaga, sa tahad praegu öelda, et näidates, et eksisteerib ka teistsuguseid arvamusi, on võimalik nagu dialoogi kuidagi konstruktiivsemaks teha? See konstruktiivne on üldse nii keeruline sõna, seda ma ei kasutaks. Ma kasutaks seda, et kui me nüüd maalime siukse ettekujuteldava rinde siia, et seal on lollid, ütleme, mitte lollid, vaid tümikaks muutunud poliitikud. Nemad maalivad kohe vastupidi. Just, et seal on, ütleme, tümikaks muutunud poliitikud, aga siin on ärksad loomeinimesed, eks ole, siis me peame kogu aeg, iga päeva järel, eks ole, Mihkel Mutt on seda kunagi öelnud, et kogu aeg lakkamatult tuleb, olgu või Mihkel Mutt, mina ütlen ka iga päev natukene näidata, et mina olen siin, mulle ei meeldi see käitumine, mis te teete, eks ole. Ja see on selline dialoog tekib. Ja kui see nooteatri üldse mingisugune kasutegur, siis see on see kasutegur. Aga samas ega kirjanikud ei ole ka mingisugused puhtad, moraalsed, väärikad, eetilised. Ei ole jah, neid on ka igasuguseid. Ma vaatan mõnda kolleegi, täielikku jura ja ma ei saa aru, mis ta hammustab, miks ta niimoodi räägib, nagu ta räägib, miks ta selliseid asju teeb. Aga ta ei trügi võimule seest. Siis ta justkui võib. Ega kultuur on ka võim, kunst on ka võim. Pead ikka, vaata, kui sa oled nagu avalikkuse tähelepanu all ja kirjanik paratamatult on, sest ta kirjutab, kõik ostavad, loevad. Ja kui sa avalikkuse tähelepanu all, siis sa pead nagu jälgima, et see enam-vähem nagu normaalset juttu ajad või noh. Ma küsin Tarmo käest, kas Eesti vajab Edgar Savisaart, et defineerida kurja? Mida see tähendab? Edgar Savisaar on justkui selle muusikali juures, ta on sümbol. Ta on sümbol, ma arvan, laiemalt kui muusikali juures, et sellel oli põhjus, et miks lugu tehti Edgar Savisaarest ja mitte Kalev Lillost. Et Kalev Lillost oleks keeruline seda tüüpi lugu teha, sest seal ei ole lihtsalt seda kandvat pinda ja see üks asi, et miks see valik seal algselt või miks minu arust see on ka täitsa nagu siuke loomulik valik, sellest just enne oli siin juttu ka juba, eks, et tegu on ikkagi sellise Eesti poliitika mõttes siukse müütilise, mütoloogilise suurusega tegelasega, kes huvitaval kombel tänaseks on saanud selliseks mitte ainuüksi Eesti poliitika, vaid Eesti avaliku elu ja meediaga Voldemordiks, et kelle nime ei tohi nimetada. Ja see on nagu eraldi jällegi ka põhjus, et miks just nimelt praegu seda asja teha. Ehk et siin ma tahan, see oleks pikem jutt, et siin selles suhtes, et milline on poliitiline teater ja kuhu paigutub selle poliitilise teatri ruumis ja kui nagu kohast retseptsiooni nad on saanud oma erinevate tegudega või erinevate lavastusega, et kas need taotlused on olnud sellised, nagu nendest on aru saadud. Aga üks asi, mille ma tahaksin siin välja tuua, on see, et mulle tundub, et on nagu püüdnud läbi nende erinevate mainitud asjade, millest me siin rääkinud oleme, nagu saada üle sellest piirist, et kus oleks hästi lihtne teha seda eristust, öelda, et see on kunst, et siin tehakse nagu kunsti, on ju, eks, ja et see peegeldab justkui poliitikat, see ei ole tegelik poliitika, see ei ole sellega tegelikult seotud. Ja Ühtse Eestiga mängiti selle sama asjaga, et on ju, eks, et mindi tegelikult meediasse, räägiti, et tulebki erakond ja kõik, ja siis lõpuks, et kui siis nagu seal lavastuses, ma olin ise seal saalis, et sa tunned ära selle kollektiivse kergendus rohkem, ikkagi tegid kunsti, et lõpuks, et see on see, mis lubab. Selles mõttes, ega kõige rohkem ma selle just Ühtse Eesti projekti poole austangi seda eelnevat, seda reklaami ja PR nagu kampaaniat, kuigi see oli mingi määra jälle Res Publica pealt nagu kopeeritud ja nii edasi, aga ja selle mõttes oli hästi huvitav ka seal Saku Suurhallis olla just selle, ütleme, 15 minutit enne seda etendust, mina 89 väga Balti ketis ja ärkamise ajal ei olnud, aga ma arvan, et viimane, see oli ikka selline ülimalt positiivne, poolutoopiline, optimistlik meelte ärevus, mis seal oli. Ja mida äkki viimati oli 2 aastat tagasi Eestis nagu sai kogeda, aga samas jälle olles see 3-tunnise etenduse käigus, siis ma juba tundsin, kuidas see energia lihtsalt nagu tühjenes saalis ja selle mõttes eriti kui need mingid tund aega suusad tühjasid nagu mannetuid, mitte midagi ütlevaid kõnesid ka, et mingil määral, kui tuli lõpus juba see, et äkki teevad ikkagi partei, siis mul oli pigem nii, et sellel pole enam mõte, et vähemalt oleks võinud ja selle mõtte, et see lihtsalt jäi liiga tehnokraatlikult tsentristlikus kõik need kõned, mis seal olid. Selles mõttes oleks lõbusam olnud mingi fašismiga mängida või mingit tüüpi populistliku, kriitilise õigluse nagu nimel. Siim, sa just ütlesid ka, et teater on ka tegelikult võim. Kui ma ennist ütlesin Jaagule, et nemad ei trügi võimu juurde, siis absoluutselt teater on ka võim. Ma küsiksin, kuhu maani on õigustatud see rahva hulkadega manipuleerimine, Karl Martin, teatri poolt?
ta ju edastab ka ikkagi mingisugust sõnumit läbi oma tüki, aga midagi ta ikkagi edastab, inimesed saavad sellest kõik veidi erinevalt aru, kuid see on siiski manipuleerimine ja antud hetkel millegagi, mis on päevakajaline, mis võib midagigi mõjutada. No kui me vaatame meie teatrisaalide ja üldse võimalike etendussaalide suurusi, siis rahva hulkadega manipuleerimisest rääkida on võib-olla väikene liialdus. Rahva hulgaga võib Eestis manipuleerida ehk laulupeol ja küllap seda oma vaiksel armsal moel tasakesi ka tehakse. Et see niisugune manipuleerimise seos, see tekitab kohe meelde mingid vandenõud, mingid sellised konspiratsiooniteooriad. Ei, kahtlemata üldse jäädes väljapoole konspiratsiooniteooriaid ta ju ka manipuleerib. Ta ei ole täiesti tavaline tükk armastus 3 apelsini vastu, mida on mängitud tohutult ja ta on midagi muud. Ta manipuleerib teisiti kui laulupidu. Veel ei tea, kuidas ta manipuleerib, aga kui ennist siin mainisid nagu sellist kurjuse kehastuse võimalikkust ja nüüd järgmiseks võtad ette sellise manipuleerimise asja, siis mul hakkavad kohe mingisugused kellukesed peas helisema, natukene niisugused ohukellad tulevad, et kuhu see jutt nüüd niimoodi üldse välja jõuda võib. Ma ei tahaks niisugust kurjuse kehastamist küll ühegi poliitiku saati veel etendusasutuse juures neile inkrimineerida. See just nagu looks mulje, just nagu ma usuksin mingi kurjuse olemasolusse, samas kui asi kipub ikka olema enamasti palju lihtsam, et lihtsalt headust on veidi vähevõitu ja ühe või teise poliitiku headusvaegus, paraku seda ei ole mõtet demoniseerida või siit kolli välja tirida, siis tuleb lihtsalt vaadata nagu puudega inimest, eks ole, vaadata, kas tunda kaasa, kas saab kuidagi abiks olla või vaadata, mille ligi ei tohiks teda mingil juhul lasta. Kui inimesel on ikka sügav headuspuudulikkus, siis tuleb nõnda ka suhtuda, aga kurjuse kehastusest rääkida pigem mitte. See mõttes on selle huvitav, et jälle, kui me räägime Savisaarest kui kurjuse kehastusest, see on ju pigem midagi, mida ajakirjandus, loomulikult mingi tüüpi PR-tüüpi ja poliitikute abil on Eero loonud. Etneri väide kusjuures, et Eesti rahvas vajab Savisaart selleks. Eks tema ei ole ka tõesõna kõigest teatrikriitika, et ses mõttes ega me ju arutamegi siin, meil puutub ju tõe monopol igal ühel. Aga ma küsin Tarmo käest seda ka, et olles nii-öelda kaasdramaturg, kui nii võib öelda, et kui palju te olete võtnud endale eesmärgiks kirjutada ridade vahele. Ja ma tahaksin siin tuua sisse Päevalehe artikli 13. jaanuaril, kus oligi intervjuu Eero Etneriga, et teda tuleb nüüd, siin on tahtmatult palju meie juttu küll sisse toodud, aga tihtipeale jäid need vastused selliseks hästi kahemõtteliseks või vastust ei tulnudki, et kui haritud või palju lugenud peab inimene olema, kui palju kahemõttelisust tuleb? Need kaks ei ole selles mõttes kindlasti seotud asjad, et kahemõttelisust või mitmeti mõistetavust see üks selle voorus ongi see, et seda lugu võib vaadata iga inimene oma vaatepunkti pealt. Ja see nüüd natuke seondub jälle selle sama Siimu varasema teemaga sellest, et poliitilist teatrisid. Kui ma sain su varasest argumendist õigesti aru, et siis sa heitsid justkui nagu mööda minnes vähemalt ette seda, et NO-teatri need lavastused on olnud sellised, mis on nagu tõstnud küsimusi, aga ei ole pakkunud vastuseid. Mitte pakkunud lahendusi selles mõttes, aga pole ka julgenud väga sügavale minna süsteemsele kriitikani. Sest mingi määral inimesed tunduvad just rahul Eesti ühiskonnaga nagu praegu on, aga lihtsalt võiks nagu veidi avatumale naeratada natuke rohkem. Jakobsoni Elu tsitadelis nad juba ei lavastaks. Ei tea, jah. Aga või näitena selle Ühtse Eesti puhul ka, et omamoodi kui Ühtse Eesti üks mõtetes oli vähemalt poliitilise tegevusse sekkuda poliitilisse maailma, aga samas ma tean, et pärast seda etenduse lõppu läksid kõik need poliiteliidi ja läksid kõik mingi Kuku raadio jutusaatesse ja olid seal väga nagu kergendunud ja väga rõõmsad ja väga õnnelikud ja soovitasid seda nagu etendust teistele ka, et omamoodi, kui see on juhtunud, siis polegi, siis on läbi selles mõttes. Kui tuleme selle kahemõttelisuse juurde korra tagasi, kui palju seda tuleb sinna? Jällegi, et seda lavastust praegu nagu tehakse, et mina ei ole ühtegi proovi näinud, nii et ma seda ei oska kommenteerida. Kahemõttelisus minu arust ei ole siin nagu selles suhtes õige sõna või see termin, et see termin, kuhu ma tegelikult selle viitega Siimu varasemale jutul tahtsin ka jõuda, on see, et see võiks olla nagu teatav selline
moraalne ambivalentsus. Ehk et see, et seda tüüpi lugudes, ja see on üks asi, mis mulle tundub, et mida Noon oma varasemates asjadeks püüdnud teha, et püüdnud hoiduda moraliseerimast. Seda, et sa võtad nagu mingi sellise konkreetse seisukoha, mida muide sageli nende asjadesse sisse loetud, ka näiteks selles samas Reformierakonna aktsiooni. Et see oli, kus lihtsalt irvitati, moraliseeriti, võeti see moral high ground õnnetute Reformierakonna inimeste suhtes ja siis sealt heideti neile igasuguseid asju ette. Ma arvan, et seal oli tegu hoopis millegi muuga. Ja nüüd samamoodi Savisaare puhul on see, et see on üks asi, milles ma olen nagu üsna kindel. Niivõrd, kuivõrd sellest saab kindel olla. Ja nagu ma ütlesin, ma ei ole proove näinud, eks. Aga et eesmärgiks ei ole kindlasti mitte irvitada Savisaare üle, teha seal mingit nalja, võtta seda sama nagu moral high ground ja siit liitub selle eelmise küsimusega sellega, et kas Savisaar on kurjuse kehastus. Et pigem võiks seal olla see asi, et kui seda vaadata, mõelda, et miks me üldse räägime, kuidas see juhtus, miks me saame rääkida Eesti poliitikas kurjusest seoses Edgar Savisaarega. See on ikkagi inimene, kellele, kui me siin laulupeost rääkisime, et kus kunagi oli lauluväljaku täis rahvast, kes skandeeris Savisaar, Savisaar. Et see oli mees, et kes korraldas selle Balti keti, millest juttu oli. Ja samamoodi, ega mõtlengi, ega sellest Eesti ühiskonna, ütleme 10 aastat väldanud seisakus on vähemalt sama palju just süüdi samas Savisaar kui kurjus. See on väga hästi vahendina kasutatud, mitte midagi teha. See ujus epitet välja, et Savisaar kui kurjuse kehastus. Kas seda Epner rääkis või kes seda? Epner sõnastas, et Eesti vajab Savisaart, et defineerida kurjust. Minu meelest on ekslik seisukoht, et minu meelest nagu siin juba eelnevs jutus kõlas, et me ei saa kellelegi omistada täiuslikku kurjust ega ka täiuslikku siis mitte kurjust. No, selge on see, et see on ühe inimese vaatepunkt. Aga ma teen sellise ettepaneku praegu, kuna meil on suures osas kirjanikud ja muidu väga haritud inimesed laua taga. Ma teen ettepaneku, müstifitseerime vaatajale ühe küsimuse vastuse. Vaataja, kes võib-olla ei ole lugenud Tõnu Õnnepalu, teie kindlasti olete lugenud. Te müstifitseerime sellise vastuse, kui ajakirjanik küsis, et kas Keskerakonna immuunsust on võimalik kõigutada. Defineerime vastuse. Jätta oma astel oma väike särav mürk kätte, mis su tappis. Õnnepaluga... Kätemeri. Kuidas teie sellest aru saate? Läks viktoriiniks kätte. Läks viktoriiniks. Ei saagi vaataja oma vastust sellele küsimusele. Tähendab, mis see esimene pool oli? Mis see ajakirjanik küsis talt? Kas ja kuidas oleks võimalik kõigutada Keskerakonna immuunsust, sellist status quo'ta, kui tal praegu on? Ja vastuseks, tsiteerides Tõnu Õnnepalu, jätta oma astel oma väike särav mürk kätte, mis su tappis. Tarmo muigab. Tundub, et siit tuleb viktoriini vastus. Ei tule vastust selles mõttes, et ma ütleksin lihtsalt see, et noh, see on Eerol nagu juhuslik valik, et tal ei tulnud nagu pähe vastust ajakirjaniku küsimusele. Soov lihtsalt mitte vastata, sellest me saime kindlasti aru. No ta vastas sellele teistmoodi. Äkki siit tuleb... Ütleme niimoodi, põhjused, miks Keskerakond on selle positsiooni nagu ta on, ühesõnaga, et siis teatud mõttes väga kindlal, väga tugeval, tal on oma suur valijaskond. Me ei pea seda välja munema, seda vastust, see on täiesti ilmselge. Väga suur osa Eesti elanikkonnast näebki temas ainsat jõudu, mis nende huvides seisab, ongi kõik. Et me ei pea seda nagu välja mõtlema absoluutselt. Et kui me tahame seda immuunsust kuidagi kõigutada, siis järelikult teised parteid peavad hakkama midagi omalt poolt välja mõtlema, aga kui me siit edasi analüüsime, siis see läheb juba selliseks vabariigi kodanikeks. Et see meie eesmärk nagu kunstile läheneda. Ma nüüd pistan vahele mõtte selle kurikuulse musikali asjus, mida ma ei ole keegi veel näinud, võib-olla sina oled, ma ei tea, sest sa küsid nii kavaleid küsimusi. Mina ka ei ole näinud. Ahah, okei. Siis võib-olla see on kõigest kunst, sest vaadake, mõnikord me loeme mõnda luuletust, näiteks Jaan Kaplinski on üks luuletus, kuhu on, mis räägib siis nukker luuletus, ühesõnaga muistsetest kallidest. Ja seda siis, ütleme niimoodi, nõukogude ajal nähti sellest kui sümbolit, et see räägib tegelikult Eesti asjast. Tegelikult ei rääkinud Eesti asjast, tegelikult tõesti luuletus räägis sellest, mis seal oli. Ja igasugune kodeerimine jooksis nagu liiva.
ja ütleme laulude puhul samamoodi, et mõnikord kuuleme, et oi, kui ilusasti laulab, oi, kui ilusasti laulab. Ja tegelikult see on hämmastav. Mina olen teinud päris mitmed laulusõnu ja ma saan aru, et mõnikord lauljal on täiesti suva, mida need sõnad tähendavad. Temaks on tähtis see, et nad kõlaksid hästi. Ta saaks võtta nagu seal mingid vibratosid ja kaanoneid ja oktaave ja saad aru, eks seal teha neid muusikalisi imesid. Aga see, mida need laulusõnad tähendavad, eks di-di-da, na-na-na, ei tähenda midagi. Ja ära nüüd kibele, ma nüüd juhin saate selle mis seal üleval toimub. Tuumani. Võib-olla nad teevad ka kõigest kunsti, sest nagu ma ütlesin, Savisaar on suurepärane materjal teha, tast midagi, eks ole, selline suur teos. Ja võib-olla nad näevad seda ka kõigest kui kunsti. Võib-olla nad ei tahagi homset muuta. Seda, kas nemad näevad seda kui kunsti, küsis meie toimetaja Jass Tiit Ojasoo käest möödunud nädalal. Me vaatame seda intervjuud. Kui hea pritsi ma tegin. Kunstil on mingisugune omamoodi võim võtta kokku neid võtta kokku asjaolusid, suundumusi, soove, kirge, hirme, mida muud moodi ei ole võimalik väljendada ja ja ütleme, kui meie teatrit vaadata, et siis mingisugused sellised nagu tähelepanuväärsemad, ütleme siis poliitilise teatri projektid, ma ei tea, siis Ühtne Eesti, eks ole, et see ei sündinud sellest, ma mõtlesin, et nüüd võiks poliitilist teatrit teha. Tundus see, et midagi oleks vaja teha, et me tahaks nagu väljendada seda, et ilmselt kui ma ei tea, kui ma olin 18, et siis mulle meeldis teha lavastusi õnnetust armastusest. Nüüd tundub nagu teistsugused teemad ka olulisemad, et meie vastutus on täpselt sama suur nagu igal teisel kodanikul, nagu igal teisel poliitikul. Küsimus on selles, et kas me tahame seda sellist, imaginaarset võimu, mida me oleme näiteks oma mingite lavastustega saavutanud inimeste üle, sihukest ka emotsionaalset võimu, et me kütame täpselt samamoodi inimesi üles, nagu parteid seda teevad oma kampaaniates. Et kas me tahame seda võimu kasutada või mitte, et me oleme seda jälginud ja ma loodan, et me pole selle vastu väga suuresti eksinud, me oleme alati oma võimu rahvalt tagasi andnud. Et me näitame teile midagi, isegi kui me võtame teid korraks kaasa, siis me viime teid edasi ja me näitame, et see nii on, aga me ei kasuta seda kunagi ära. Nii palju, et jah, me tahame teie käest piletiraha saada, aga see lihtsalt on meie ellujäämise võimalus. Mulle tundub, et parteide eesmärk on sageli püsida võimul ja just saada see võim kätte. Võimalikult vähe emotsioone või võimalikult vähe vastu pakkudes. Nii et selles mõttes me oleme totaalselt erinevad. Ja see annab meile ka teatava ühtepidi minu meelest see annab meile nagu suurema vastutuse, aga teistpidi see annab meile ka nagu moraalse vabaduse, et me ei pea võtma ka me ei pea olema poolt või vastu, see Savisaare puhul on muidugi väga tore on kõik esimese hooga kõik ründasid meid sellepärast, et mis pärast me Savisaart nagu oma kampaania ja lavastusega toetama on. Nüüd läks Savisaar ka närvi ja hakkas mõtlema, et mis mõttes te nagu mölisete nüüd Savisaare kallale. Et kumba me siis teeme? Me teemegi mõlemat ja see ongi meie õigus teha mõlemat. Ja siin ma näen nagu kunstlikku vabadust. Ühtse Eesti puhul oli samamoodi, et me saime, et meile tundus, et nagu need teemad, mida ajakirjandus on käsitlenud, ega me mitte midagi uut ju ei öelnud oma Ühtse Eestiga. Me ütlesime kõiki neid samu asju, mida on öeldud 100 korda juba. Mailis Reps minu paremal käel arvab, et ei ole. Aga teie kõrval ei ole ju Mailis Repsi. Priit Toobal minu vasakul käel ütleb, et on. Teie vasakul käel ei ole ka kedagi? Noormehed, vaadake ise ennast. Teie kummalgi käel ei ole ka mitte kedagi. Kas see Savisaar, keda kehastab Marika Vaarik, on päriselt olemas? Marika Vaarik ja puhast tõde kehastabki. Loomulikult on see Savisaar olemas. Tiit Ojasoo sõnastas siin ühe võimaliku kunstniku, teatrikunstniku rolli, et ma küsiksin Karl-Martin teie kui Kirjanike Liidu esimehe käest. Üritan teid näha ka Tarmo tagant. Et kus on loomerahvas täna, mis on nende roll, kui me läheme selliseks suuremaks ja üldistavamaks, et Mihkel Muti kooparahvast mainiti siin ka, et Koobas on täna ka alles, aga see kooparahvas ei ole seal koos. Et kunagi liitis ühine vaenlane, ühine eesmärk, aga mis on, loome inimeste roll ühiskonnas 25 aastat hiljem, 30 aastat hiljem? Kunagi oli üks koobas ja praegu on koopaid palju.
loomeinimesi on ka rohkem, võimalusi tegutsemiseks ja tegemiseks on rohkem, eks sellega kaasneb ära ka mingil määral selle mõju ja rolli hajumine. Sa alustasid küsimusega, et kus on loomerahvas praegu. Loodan, et kodudes ja koobastes ja heal juhul mõned võib-olla isegi vaatavad seda juttu siin. Teine võimalus on, et kasutavad oma seda väikest mürki vähekene targemalt, kui toppimaks teda sellesse kätte, mis su tappis, sest see ju eeldaks, et ollakse surnud, et selline käsi olemas on, mis su tapnud on, aga surnud päris kindlasti ei olda. Peale selle see eelviidatud tsitaat minu meelest pigem rääkis rohkem vaktsineerimisest, mis teadupärast immuunsust peaks tublisti tõstma. Nii et olgem ettevaatlikud ja kasutagem oma seda vähest mürki heategeval otstarbel. Tsitaat jääb kahtlemata kodutööks praegu. Selle mõttes, et tulles tagasi, et selle mõttes mulle tundub sümpaatne see praegune ülesanne, et vähem vaja, et mitte küsimus ei ole, kas Savisaar on kurjus või headus, vaid pigem on ammu juba Eestis aeg nagu liikuda edasi sellest nagu narratiivist, kus me küsime, et kas rahvas on loll või poliitikud on lollid, vaid pigem vaadata nagu neid hoiakuid ja väärtushinnanguid ja suhtemustreid. Aru saada, et osa rahvast on ikka päris... Ja või üleüldiselt seda lihtsalt sümbioosi või seda üleüldiselt mentaliteeti, mis võimaldab edu teatud tüüpi poliitikud või teatud tüüpi ideedel või teatud tüüpi emotsionaalsetel nupuvajutustel. Ja see mõttes, et see asi ei piirdu mingit teatud, samamoodi nagu mingit tüüpi vägivaldsus Eestis ei piirdu kooliga, vaid teda on sama palju liiklusest, on sama palju töökohtadest, sama palju peredest, tänavatel ja nii edasi. Pigem läheneda sellele niimoodi ja teda on ka kultuuris selles mõttes, et ega kultuurisektor ei ole, ega ka loomeliidud ei ole sellised kohad, kus seal on vähemalt sama palju võimumänge, sama palju ringkaitset, sama palju kartellileppeid, sama palju isekust, edevust, egoismi, rivaalsust ja nii edasi, nagu on ülejäänud ühiskonnas. See on see küsimus, nagu Eesti mentaliteet ja kultuur kõige laiemas mõttes. Tarmo, kas loomeinimestel üldse on mingisugune roll? Kas nüüd peab olema mingi roll ühiskonnas? Ühiskonnas ja poliitikas? Ma arvan, et see... Ütleme eelkõige ühiskonnas ja seejärel poliitikas. Teoreetiliselt kindlasti on võimalik mõelda, see teleoloogilises mõttes on natuke keeruline või mõelda, et mis oleks kultuuri eesmärk ja et seda peaks kuidagi ühiskonnale taandama, selle osas ma jääksin kõhklevaks. Ja kahtlemata on ka tegelikult ju võimalik tõesti Vimberg, kui sa ütlesid, et sa ei ole ühtegi luuletust lilledest kirjutanud, aga et oleks võimalik, üks kuulus prantsuse luuletaja on põhimõtteliselt selle peale ehitanud, mitte Baudelaire, aga Jacques Prévert on kirjutanud suurema osa oma karjäärist lilleluuletusi. Et siis see ju saab ka niimoodi hakkama. Aga ma arvan, et ikkagi lõppude lõpuks see on üks selline oluline osa kultuuri, kirjanduse, draama ja muulgas ka luule osas on see, et sa suhestud inimeste igapäevaste eludega. Ja need igapäevased elud ei ole nagu solipsistlikud, need ei seisne ainult lillede vaatamises, see seisneb nagu inimeste omavahelistes suhetes. Ja need omavahelised suhted, kui nende skaalat nagu suurendada ühiskonna tasandile, siis me räägime ka poliitikast. Et see on see, mida poliitika on. Et kunstnik justkui peegeldab, kuigi ma tean, et selle sõna eest ma nüüd saan ka kohe kuuliraha. Et selle asjaga on ka niisugune mitme otsaga lugu, et kui sa oled vagusi seal kusagil oma liistu juures või isegi oma liistude juures, siis tulevad, eks ole, küsimused, et kunstirahvas, kus nüüd ollakse, kus on teie hääl ühiskonnas, milline on teie positsioon, kas see on? Siis kui sa võtad mingisuguse seisukoha, siis sa saad kindlasti kuskilt teiselt poolt jälle, et mis see nüüd on, et nüüd sa lähed otsapidi kuidagi poliitikasse või et ära kobise. Et tegelikult ma arvan, et see tõde on taaskord just umbes selle asja juures, et loomulikult oma liistudega tuleb virtuoosselt edasi toimetada, aga üldiselt ei tohi lasta ununeda sel väiksel valusal tõel, et kui sulle ikka liistuga ära valatakse, siis on see päris korralikult valatud. Võib-olla üks kommentaar siia veel lihtsalt jälle, et kui rääkida nagu sellest, et missugune kunst on poliitiline või millisel moel kunst saab olla poliitiline ja võtan seesama teatri näide, et see on üks näide, mida ma olen varasemalt ka avalikult vähemalt korra kasutanud, aga et kui võtta selline Shakespeare'i ütleme siis ilmselt 2 kuulsama näidendi hulka kuuluva Romeo ja Julia,
et siis seda täna me vaatame tõenäoliselt sellise arheotüüpse klassikalise armastusloona, et kaks noort inimest on ju, eks, et siis see on armuvad üksteisega ja tahavad koos oma tulevikku näha, aga pere vägival, seetõttu see lõpeb traagiliselt, on ju, eks. Nüüd siin tähtis on silmas pidada seda, et sellel ajal, kui Shakespeare selle loo kirjutas, siis oli tegu poliitiliselt väga radikaalse näidendiga. Et see oli väga radikaalne tekst. Et see mõte üldse, et sul on olemas selline nagu romantiline armastus, mis peaks olema ülem sellest nagu kaubalisest tehingust, mida sellel ajal sisuliselt abielu oli, et oli väga plahvatusohtlik mõte. Ja et see on üks suur nagu põhjus selles, miks me täna mõistame armastust nii, nagu me mõistame. Ja sellel on ka terve hulk ühiskondlikke tagajärgi. Kas on siis võimalik ka see, et me praegu Eelnev jutt nüüd tekitas mul selle mõttekillu, et minu meelest kirjanik, ütleme, ma räägin, mina võib-olla olen nagu mõnes mõttes ka nagu kirjandusega seotud, et või üldse loomeinimestel ei tohiks külge keevitada sellist kohustust nüüd midagi ühiskondlikku arvata, et tegelikult see peaks olema inimese kui inimese kohus. Mina istun siin näiteks midagi arvan, ma olen siin kui inimene, mitte kui kirjanik. Ma kirjutan aeg-ajalt ajalehte essee, siis ma olen inimene, kodanik. Ma olen kodanik, täpselt see ilus Prantsuse revolutsiooni mõistes sõna kodanik. Kodanik, kes midagi arvab ja seda ütleb, eks ole. Et minu meelest loomeinimesed kultuuril ei tohiks külge keevitada sellist kohustust ja kõige nõmedam on, kui hakatakse kirjanikele või intelligentsile või ütleme sellistele haritlastele külge keevitama mingisugust kohustust nüüd natsionalismi ideid niimoodi kanda. Et tegelikult hea küll, aastal 88 see oli nagu mõnes mõttes vajalik, aga olud olid ka ekstreemsed minu meelest. Aga kas see ongi äkki selline jäänuk, mis on sellest ajast nagu jäänud? Ma tahan sinna välja jõuda jutuga, et tegelikult kui kirjanikele üldse, kui targemad, ütleme, mida rohkem inimesest teadmisi ja tarkust ja haridust, seda rohkem nagu ühiskond peaks temalt midagi vastu saama ja sellistelt inimestelt võiks siis vastu saada ideid, mingid üldinimlikke ideid, et kõigil oleks nagu hea elada ja ei oleks mingisugust kurja riigipiiride põrnitsemist ja sellised üldinimlikke ideid võiks nõuda. Ma mõtlesin seda öelda, et omamoodi, kui luuletaja tegeleb ka isiklike küsimustega, ega need on, mõtlen, nagu Tarmo rääkis, neil on ka vältimatult ühiskondlikud ja poliitilised tagajärjed. Vastus küsimusele, mis tüüpi inimene ma tahan olla või kuidas ma peaksin käituma või mida ma teistes inimestes austan või imetlen või õigustan või õhutan. Ega vastused nendele küsimustele on ka vastused kõige olulisemate poliitiliste küsimustele. Et selles mõttes, et samamoodi, ma tõeks selle parale, et samamoodi nagu inimene ei ole peaaegu midagi ilma hingeta, samamoodi ka riik ei ole midagi ilma ühiskonnata. Äkki need on need asjad, need käivad ka paralleelselt minu jaoks ja need asjad, millega peaks tegelema ka veidi. Ma teen ettepaneku lõpetada see saade sellise väikese ootuse ja lootusega selle muusikali osas, mida me keegi veel näinud ei ole. Mida see võiks anda, mida ta võiks kas või esteetiliselt pakkuda või mida ta võiks natuke muuta? Võtame siit niimoodi ilusasti, alustame Karl Martinist ja lõpuni välja. Mõte, mis võiks kõlama jääda sellest saatest? Kui Jaak tuli juba väga kaunisti üldinimlike väärtuste juurde, siis nagu igasuguse kunstiteose puhul, mida ma vaatama lähen, kui ma sealt saalist välja tulles tunnen ennast natukenegi parema ja natukenegi targemana, siis on juba päris hästi läinud, sest siis ma loodan, et kõik need ülejäänud inimesed tunnevad ka ja kui juba 1000 inimest tuleb saalist välja, igaüks on natukene parem ja targem, siis tegelikult on see päris hea suur tükk juba. Kas või mõneks ajaks? Jah. Aga vastupidine kehtib kahjuks ka, kui nad teistpidi ennast tunnevad. Aitäh, Tarmo. Olles ka natukene selle teatriga varasemalt tegelenud, et siis ma olen selles suhtes muutunud aupaklikuks või kartlikuks, et ma kardan, et see on nagu päris suur eesmärk, mida püstitada, et muuta kas või üks inimene publikus selle etendusega paremaks või targemaks. Et ma nii suurt ambitsiooni enam ei julge võtta. Aga ma arvan, et mida võiks kas see konkreetne lugu või ükskõik milline teine lavas või raamat või kunstiteos teha on see, et ta on nagu oma olemasolu õigustanud. Kui see on asi, et millega vastamisi seistes, siis see konkreetne inimene tunneb ennast puudutatuna ühel või teisel moel. Ja see ei pruugi alati olla meeldiv, see tunne, aga et tekitada selline asi, mis on väljaspool seda igapäevast tavalise elu kogemust, et see võiks olla see üldisem eesmärk.
no see arusaadav. Jaak. Kas žanri määratlus oli täpselt mis ametlikult? Kas muusikal või? Ametlikult kirjas on muusika plakatiga. Muusikal tähendab muusikate laulmist. Ma tahaks saada sealt sellise hea tunnusmeloodia, mida on hea, ütleme ka koju minnes vilistada. Ütleme midagi taolist, eks ole. Ja kui sa, ütleme, vajutad publikule pähe juba ühe meloodia, mida koju minnes vilistada, siis sa oled oma töö hästi teinud, kui sa oled teinud muusikali. Soundtrack ikka töötab filmide puhul ka. Ja et oleks hästi lauldud. Siim? Jah, mind tahaks eriti kunstiteoste puhul midagi ette kirjutada mingit nagu tõlgendust või lähenemist, aga sooriks publikule pigem, et nad läheksid ei küsiks niivõrd, kas neile midagi meeldib või mitte selle juures, vaid pigem, kui ei saa millestki aru, siis ja midagi on ebamugavat, siis pigem nagu... Tõstaksid ka ja küsiksid? Ei, siis pigem minna sinna sisse ja üritada aru seda, mida nemad on sellega tahtnud öelda, sõltumata sellest, kas see kinnitab sinu eelarvamusi või mitte või sinu kunstilise eelistus või mitte. Kui on ebamugav, siis küsi, miks on ebamugav, äkki see viib kuhugi. Aga alati võib proovida ka kätt tõsta. Suur aitäh teile tulemast ja täna õhtusel teemal vestlemast. Kahtlemata pooleteise nädala pärast see muusikal esietendub ja eks siis ole näha. Tahan lisada veel mõtte, mis kestab ainult 20 sekundit. Kui NO teater on tõeliselt julge ja nüüd kuulake NO teatris, siis te müüte tomateid enne etendust. See mõte jääb siit kahtlemata kõlama. Uus Fookus on teie ees juba 9. veebruaril hoopis uue teemaga ja meie oleme selleks ajaks liikunud tagasi oma tavapärasesse stuudiosse. Ilusat õhtu jätku!